Tere hea kuulaja, kes sa oled avanud podcasti Keskea selginemine. Meie oleme Angela Riinu ja viime sind põnevale teekonnale, kus nii omavahel kui koos külalistega arutleme elamise ilu, võlu ja valu üle keskeas ja kõrgemas vanuses. Ikka selleks, et saada juurde selgust ja teadmisi, kuidas oma igapäevast elu elada nii, et tugev tervis ja ergas vaim toetaks meid oma unistuste elluviimisel. Täpselt nii kaua, kui ise soovida julged. Elu on seiklus, ole julge ja naudi teekonda. Head kuulamist! Tere, kallid kuulajad! Tere, Angela! Tere! Rõõm sind jälle näha! Sind ka! Täna võtame teemaks teema siis sellise, mis puudutab meid igaüht. Aga mida nii paljud jõuavad alles siis, kui hakkavad välja lööma mingid märguanded, sümptomid ja siis me hakkame neid tähele panema. Ma olen täiesti kindel, et kõik inimesed arvavad, et mitte ei arva ainult, nad tahavad hästi elada. See on nagu põhieesmärk ja tervist loetakse ka, et kui mul ei ole sümptomeid ja midagi viga, et siis see on ikkagi päris elu. Kas keskeas hakkab kõik allamäge minema? Või on see hoopis hetk, kus oleme kogenumad, targenumad ja saame nagu sellele toetudes siis aru, et me tahame parimat? Täna on meil külas Jaanika. Tunnustatud personaaltreener, rühmatreener, toitumisnõustaja ja kelle teadmised ei piirdu ainult trenni ja toiduga, vaid meil täna jätkub juttu ikkagi seinast seina. Räägime muutustest meie kehas, üle ja ümber ei saa keskeas ka hormoonide mängust. Unistress võivad olla olulisemad kui ükskõik milline dieet ja ka mõttemustrid võivad meid edasi viia. Aga kui kõige olulisem, kuidas võtta vastutust ja olla ise oma elu võlur. Nii et kui oled kunagi mõelnud, et tahaks tunda ennast paremini, liikuda rohkem, mõelda selgemalt, siis see on teile. Tere tulemast kuulama. Jaanika, kuidas sina täna ennast tutvustad või kuidas sa tahad, et inimesed sind teaksid? Kes on Jaanika Kohmäe? No tere kõigile ka kõigepealt. Jaanika Kohmäe on ikkagi eeskätt treener. Et minu käest on ikka jälle küsitud seda enam, et mu nagu enda võib-olla uuringuobjektide amploa on natuke laiem kui lihtsalt jõusaal ja fitball, ütleme nii. Mind huvitab tegelikult väga inimene tervikuna. Ja kõik need osad nii füsioloogiast, anatoomiast kui ka neuroteaduseni välja, mis on ka ääretult põnev. Ehk ma olen ikkagi nagu treener, ma ei ole ei terapeut ega ajuteadlane, aga mind lihtsalt huvitavad väga erinevad asjad. Aga jah, ma ütleksin, et ma eeskätt olen treener ja natuke võib-olla koolitaja ka. Sa näed väga särav välja. Kas sa tahad avaldada, kui vana sa täna oled? Tõesti nooruslik. Oi, ikka võin avaldada, 42 olen, hakkan suve 43 saama. Me tegelikult panemegi kõik oma külalised tanki, et kohe alguses või kahest ka keskel, et avalikustame siis päris vanuse. Vanuse ja siis saate keskel on veel kaal, strateegilise protsent. Sul ei ole mitte midagi varjata, aga kas sa nagu tunned ennast keskealisena? Ei, ma tegelikult ei tunne. Ja tore ongi see, et sageli inimesed ei arva ka tõesti, et ma nii vana olen. Et ma töötasin koolis veel pool aastat tagasi ühes siis kutsekoolis. Andsin erinevaid liikumistunde ja toitumist ja anatoomiat ja selliseid asju. Ja seal oli ka, see oli nagu teema, pidev teema erinevatel gruppidel, et õpetaja, kui vanad ja olete. Ja siis, kui ma avaldasin selle vanuse, siis oli täpselt, ma arvasin, et olete 23. Nii nunnu. No, väga armas. Et seda on nagu tore näha ja võib-olla ühes küljest et see kõik, mis nagu välja paistab, see on nagu üks osa sellest, et kui palju sul on kortse ja mis vormis sa oled, eks. Aga ma arvan, et väga suur osa on ikkagi sellest eluenergiast ja sellest, kuidas sa ise tunned ennast ja mida sa välja kiirgad. Ja selles mõttes ma arvan, bioloogiliselt ma kindlasti olen noorem ja võib-olla ka nii-öelda vaimselt selles mõttes kindlasti ma pakuks sinna 30-ndate kanti. Lihtsalt huvi pärast küsin, et kas sa jälgid ka mingi mõõtmisega seda bioloogilist vanust? Ma ei ole jälginud. Ma olen küll suur biohackingu fänn tegelikult, et paar viimast aastat olen selle teemaga rohkem tegelenud.
aga ei ole, sest et bioloogilist vanust tegelikult nagu päris bioloogilist vanust, seal on nagu palju komponente, et noh, põhimõtteliselt ka kehakoostise analüüsaator näitab sulle bioloogilist vanust, eks. Aga noh, ta vaatab ainult selle keha massi järgi seda, eks. Aga tegelikult need nii-öelda kõvad biohackerid on pannud kokku ikkagi terve rida erinevaid asju, et see ei ole ka ainult telomeeride pikkuses kinni, et kui kiiresti sa vananed. Aga seal on terve rida erinevaid asju veel, nii et ma ei ole, aga ma arvan, et ma jõuan sinna raudselt, sest ma praegu teen igasugu terviseanalüüse terve aasta juba, geeniteste ja igasugu põnevaid asju, just sellepärast, et ise saad aru, mis seisus ma olen, kuhu ma olen teel ja üldse, et mis minu tervist mõjutab ka geneetilisel tasemel, seda on väga huvitav teada, sest et siis sa saad ikkagi natuke pöörata seda kurssi ja see on rohkem sinu kätes nii-öelda. Kas selle geneetilise pooled sa tõid sisse, kas see, mis mul on geneetiliselt pärandatult, kas ma seda saan ka nagu välja lülitada neid nii-öelda geene või et nad minimaalselt mind mõjutaksid? Saad, mõnes mõttes saad. Ehk üllatav tegelikult ongi see, et mis te pakute? Ma ei ütle ette. Mis te pakute? Kui palju mõjutab sinu tervist geneetika ja kui palju nii-öelda see keskkond ja see kõik, mida sa ise teed? Mis need numbrid võiksid olla? Mina olen seda kusagilt kuulnud. Ma arvan, et sa oled ise sellest rääkinud äkki kuskil. Ma olen võib-olla sellest ise rääkinud. Ja see geneetika osa oli üllatavalt väike minu jaoks. Isegi see hämmastas mind. Marginaalne. Mina ütleks, et pannakse kohe testi ette, eks, aga see, mis... No teie kord, vaata, mina ütlesin oma vanus ära. Ja no meie vanus on juba ammu avalikustatud, et meil ei ole midagi varjata. Ja mina ütlen, kui mingite teadus või ma ei tea, mis põhiselt ma olen kuulnud, et 20 on see protsent, mida geenid mõjutavad, siis mina olen ka seda arvamusel, et see võib olla kuni 2%, et ma saan, ma ei tea, ise muuta oma neid elustiili, toitumist, und, ehk siis nagu seda biohäkkimist. 84-16. 84 on kõik see, mida sa ise teed igapäevaselt ja ainult 16% mõjutab sind päriselt geneetika. Ma olen veel optimistlikum. Sa olid optimistlikum. Ehk tegelikkuses ka see, et näiteks täiesti tavaline haigus kahjuks tänapäeval, teise tüübi diabeet, see, et see avalduks, isegi kui sul on see geneetiliselt nagu olemas, see koodis nii-öelda sees, see on ikkagi väga suuresti sinu teha. Mul endal on ka see teise tüübi nii-öelda geenis sees, see teise tüübi diabeet, aga ma olen täiesti kindel, et see ei avaldu. Mina ütleks praegu, et me alustame saadet nii hea uudisega kõikidele kuulajatele. See on nagu absoluutselt super. Me hakkamegi ju rääkima sellest, mida võiks muuta, kui tahta paremini elada. Just. 84%. 84%, see on nagu hämmastab. Kõik on minu enda kätes. Kui ma esimest korda seda kuulsin ühel Kopenhaageni konverentsil, mul oli niimoodi, et halleluuja, et see on nagu päriselt teaduses välja toodud, see suhtarv, et see on väga palju. Kõik on põhimõtteliselt sinu teha, sest ka see 16 on ikkagi jällegi, see on nagu suunatav, ütleme siis nii, väga palju. No väga super, hakkame siis minema kuskilt otsast, et vaatame siis neid kõige olulisemaid aspekte, et mis meid siin elus mõjutavad, just räägime siis nagu tervisest, aga seda siis nagu kogu võtmes, et ka nii väljanägemine ja kõik liikuvus ja kõik need asjad. Et võtame siis kohe näiteks äkki, millest sina alustaksid? Mis on kõige olulisem sinu jaoks? Tead, ma ei taha neid, isegi ma tegelikult ei taha neid panna kuidagi sinna niimoodi tähtsuse järjekorda, sest ma arvan, et see on ikkagi kombinatsioon. Ja see ei ole, ma arvan, isegi üllatus kuulajale. Toitumine, liikumine, uni. On see kolm alustala, et põhimõtteliselt, kui sa nende aspektidest hoolitsed, siis sa tegelikult oled väga heas kohas, nagu päriselt. Ja kõik see ülejäänud, see on jäämäe tipp, aga kõigepealt see püramiidi põhi tuleb teha hästi korraliku nii-öelda, kui sa hakkad majaga ehitama, siis sa teed vundamendi korraliku, et sul see osmik kokku ei kokku, eks. Et ikka need klassikalised asjad. Hakkame laduma. No aga siis räägime näiteks toitumisest. No räägime toitumisest, eks... No kus me alustame? See on nii lai teema, et äkki natukene siis vähendaks või kitsendaks seda sellega, et äkki sa tooksid välja nagu üldiselt nagu võib-olla sinu jaoks kõige olulisemad
ma ei oskagi öelda, kuidas selle kohta öelda, kõige olulisem, mis puudutab toitumist, mida iga inimene võiks oma ellu integreerida ja siis võib-olla ka natuke räägiks sellest keskea perspektiivist, et kas seal peaks midagi muutma, kas seal on midagi teisiti, näiteks. No kui me räägime üldse toidust, siis me hakkame kinni päris baasist, ehk need on toitained. Meil on olemas toiduained ja meil on olemas toitained, neid ei saa omavahel sassi ajada. Ehk siis toiduained sisaldavad toitaineid, põhimõtteliselt valke, rasvu, süsivesikuid ja nagu see taandub ikkagi sinna, et number 1, kas meil saame päeva jooksul üldse piisavalt energiat, kas see nagu toidu kogus, mida me sööme, on piisav või teistpidi äkki on seda liiga palju. Eks, et põhimõtteliselt on ikkagi, me algame lihtsast matemaatikast, et kui me sööme rohkem, kui me suudame päeva jooksul kulutada ja ma ei mõtle siin ainult, et sa pead hommikust õhtuni jooksma, vaid ka elus püsimiseks kulub täiesti arvestatav kogus energiat ära igapäevaselt. Siis see on nagu see baas ja sinna peale me ehitamegi selle, et kas toitained on paigas, kas on piisavalt valke, rasvu ja süsivesikuid ja millise kvaliteediga need toitained on. Sest et sellest sõltub nagu väga palju, nii energiatase, küllastustunne, eks ole, et me ei söö näiteks ennast üle, kas meil on piisavalt ehitusmaterjali selleks, et vajalikku lihasmassi ehitada, aga ka mitte ainult sellepärast, et valke on vaja selleks, et üleüldse toota erinevaid ensüüme, hormoone ja nii edasi. Kas meil on piisavalt rasvu toidus, eks ole, et sinnamaani välja, et kas meie kehal on piisavalt rasvu, näiteks, et toota rakumembraane. Väga nagu, need on nagu nii basic asjad, aga äärmiselt olulised ja inimesed sageli kipuvad unustama selle nagu ära, et kalorid sisse, kalorid välja, nii sõin mingi lõunaks, mingi prae, lähen nüüd kütan õues tund aega joosta, siis kulutan selle ära. Esiteks, sa ei tea kunagi seda, päriselt, kui palju see võileib või see praad sisaldas energiateks. Seda ei saa nagu 100% lõpuni ei ole võimalik välja arvutada. Ja ma arvan, et seda pole isegi vaja teha. Sest et see ajab sind teistpidi jälle nagu hulluks, need see numbrite mäng on ju. Aga et ei ole vaja keskenduda võib-olla ainult sellele energia saamisele kulutamisele, vaid ka sellele kvaliteedile. Sest et see on see, millest keha ennast nii-öelda üles ehitab. Me kogu aeg ehitame iga päev ennast üles. Ei tasu unustada seda, see ei käi ainult lastega, et lapsed kasvavad, et siis nad justkui peavad üles ehitamiseks vajavad erinevaid toitaineid. Täiskasvanud vajavad täpselt samamoodi kuni surmani välja, sest meie rakud uuenevad kogu aeg ja loovad ennast uuesti ja neile on vaja kogu aeg tegelikult toitaineid selleks, et need rakud oleksid elujõulised. Ja ma korraks tulen ikkagi selle sama baasi juurde tagasi, et jah, see on tõesti õigus, enamus inimesi ei tea üldse, kui palju nad energiat tarbivad päeva jooksul ja võib-olla sul on ka õigus ja ilmselt nii ongi, et enamusel inimestele tekitab see stressi, kui nad peavad seda lugema hakkama. Aga siiski ju võiks olla mingisugune nagu, mina arvan nii, et arusaam, et see päevatoit, et me tegelikult sööme suhteliselt rutiinselt, suhteliselt sarnaselt oma pere keskel, et kas või siis ükskord see, ma ei tea, välja arvutada, et saada nagu üldine arusaam sellest, et ma lihtsalt toon näite, et me pojaga teeme siis nii-öelda tervislikku toitumist niimoodi aeg-ajalt, kui kaal on siis natukene tõusnud erinevatel põhjustel. Võtad luubi alla selle korraks. Ja, võtsime korraks, aga mida ma märkasin seda, et 2-3 päevaga me teadsime täpselt, palju see sisaldab. See meie taldrikudes seda toitu, see ei ole stressirikas. See võis olla võib-olla paar päeva alguses, kui sa selle, et võib-olla natukene seda suunda ka, et kus seda üldse teha saab, kui keegi tahab seda teha, et mis abivahendid on ju. Ja tegelikult tasubki, ega kust me siis teame nagu päriselt, mis see taldriku täis on. Et muidugi tasubki korra visata pilk peale ja selle jaoks on erinevad toitumisprogrammid, mis tegelikult aitavad seda teha. Näiteks Nutridata on Eesti programm, eks ole, mis on ka päris hea selles mõttes, et sa saad pildi järgi määrata koguseid. See on suurepärane, sest et sa enam ju tead, kas sa sõid 2 või 3 kvartalit ära, eks. MyFitnessPal on teine variant, mida ma olen oma klientidele soovitanud. Ja tegelikult FitLapi kasutasin ka vahepeal. FitLapi ja teate, ChatGPT on läinud viimase aastaga väga nutikaks. Ma tean enda tutvusringkonnast inimesi, kes teevad toitumiskava ChatGPT abil, ehk siis käivad söömas, pildistavad toidu
ja ChatGPT annab endale siis ja see ongi üldine, eks ju, et see ei peagi näpuga järgama. Et see, kas lõpuks see lihatükk andis sulle 20 kalorit rohkem või vähem, see on nii marginaalne, et sa tegelikult ei mängi mingit rolli, aga tõsi ta on, et kui sa ei ole kunagi mõelnud üldse nende toiduasjade ja toidukoguste peale, siis seda tasub teha, sest et meil kõigil ongi mingid välja kujunenud toiduained esiteks ja teiseks ka need nagu portsjoni suurused. Siis sa saad aru, et kui sa seal virutad ikkagi nagu mingi pasta hunniku pastat ja sa saad aru nagu numbrites, et see on 1000 kalorit, et see on nagu keskmise naise poole päeva kaloraaž, siis sa saad aru, et oi, äkki peaks midagi muud valima. Et ta nagu tõmbab natukene sind tagasi maa peale, selles mõttes on mõistlik. Üks väike seik, lihtsalt naljakas seik, et kui me sõidame Lõuna-Eestisse, siis mingil perioodil hüppasime, bensukast tankisime, käisime seal ja siis vaatasime, et tavaliselt me harjime midagi võtma, lihtsalt mingi väike. No ikka. Siis tiir peale, siis poiss tuli välja tühjade kätega, ütles, kõik on 500 kalorit, ma ei saa siit ühtegi asja, et vaata, ennem ei mõelnud selle peale. Ei, ennem lihtsalt sõid. Jumala südame rahus ja mõtlesin, et mis jama see on, et mis kaal tõuseb. Isegi kui kõht ei olnud tühi, siis midagi tahaks teeb jälle. Jaa, aga tegelikult seal tanklas saab ikkagi nagu täitsa nagu adekvaatseid asju ka, et ma inimesi ka ikkagi olen julgustanud, et teistpidi, et kui sa oled mingi päev otsa, ma ei tea, mingi töö tõttu näiteks ei saa süüa, no mine võta sealt tanklasse, seal on see rännumehe leib, kus vahel on keedumuna ja siis sink. No võta see on täitsa nagu okei makrode mõttes, eks ole, ja kiudaineid on ka ju leivas rohkem. Et sa ei pea burgerit valima või kabanossi. Tankla toiduga seoses septembrikuus, eelmise aasta septembris, siis me sõitsime Itaaliasse Ironmani võistlusele pikale ja me läksime matkaautoga ja Tallinnast Itaaliasse sõites ööbisime ka paaris kohas. Ja seal samuti me tegelikult toitlusime kiirteede ääres nendest tanklatoitudest. Puhtalt sellepärast, et restorani sissekeeramine või otsimine võttis nii kaua aega, et meil ei olnud seda nagu kulutada sinna. Ja siis ka otsisime neid, ma ei tahtnud pitsapurksi dieedilulle seal või siis hot dog või mis seal kõik on saiaga, kõik on saiaga ja enne võistlust veel eraldi, kuigi öeldakse, eks ole, et tangi palju jaksad, sa nagu nii kulutad selle ära, siis endiselt ma nagu väldiks seda saia. Jaa, no ta seedesüsteemile ikkagi väga leebe ei ole. Just sama põhjus ja siis, aga ikkagi leiab sealt ka neid valikuid, et kui igasugu salatid ja poked ja mingid wrapid isegi, sest et seal ju tegelikult on saia suhteliselt vähe ja köögivilja nagu hunnik on korralik. Sa rääkisid, mul tekkis selline küsimus veel selle kaloraaži lugemisega, et kes siin hullult ei vaata seda sisu, aga kaloraaži, siis kuidas sina nagu kommenteerid või suhtud sellesse, kes hoiavad ka, tahavad kaalu langetada ja hoiavad seal 1200 kilokalori suures oma päevas toidu ja hoiavad sellest hambad risti kinni. Jaa, 1200 on tegelikult keskmise naise baasainevahetus. See on siis see baasainevahetus tähendab seda, et see energia kulub sul iga päev niikuinii ära, isegi kui sa päev otsa oled pikali ja ei liiguta nii-öelda lillegi. Seleta natuke seda baasainevahetust. Jaa, ehk see on see kaloraaž, mis kulub puhtalt elamiseks, mis kuulub selleks, et kopsud hingavad, et süda lööb, vereringe töötab, et su keha toodab erinevaid hormoone, erinevaid ensüüme, kõik need nagu füsioloogilised protsessid, et need võtavad energiat, et sellepärast ma ütlengi, et sa ei saa nagu lõpuni, et okei, et tõmbasin selle lõuna sisse, nüüd lähen jooksen selle sama kaloraaži maha. Sa ei saa, sest et sa ei saa kogu energiat oma kehast ära kulutada, sest et sul on seda vaja selleks, et elada, eks teistpidi. Et see on, ta on jah, selles mõttes, ta võib lühiajaliselt töötada, ma tean, et need madala kalorsusega dieedid on hästi populaarsed. Nad võivad töötada pikas perspektiivis mitte, sellepärast, et varem või hiljem sa ikkagi oma keha ainevahetuse viid nii aeglaseks, sest et sa annad kehale otseselt signaali, et ega toitu väga palju siin loota peale ei ole. Ja samal ajal sebid ringi ja võib-olla veel teed väga palju trenni ka, eks, et heasse vormi saada. Et siis tegelikult nagu ainevahetuse nagu sõna otseses mõttes nagu keerad natuke tuksi sellega ja pärast läheb tükk aega selleks, et sellest välja tulla. Ja sageli nende madala kalorsusega dieetide puhul järgneb selline jojo, et siis läheb üles ja võid veel võtta mitu korda rohkem juurde näiteks.
ja et selles mõttes ma ei soovita mingist otsast seda, pigem hoia oma igapäevast kaloraaži, su keha väga-väga on väga nagu tänulik ja õnnelik selles nagu tasakaalu seisundis, kui sa annad talle seda energiat piisavalt, annad neid toitaineid, ei jäta neid söögikordi ära, et see on, siis ta nagu ka julgeb lasta sellest kaalust lahti, kui seda vaja on. Ma saan aru, et ju ega see rasvapõletus vajab ka energiat ja kui sa hoiad selle energiataseme nii madala, ega ta ju ei hakka seda põletama, et nagu reaalselt siis tulebki see vastupidine efekt on ju. Just, ja sa põletad, või selles mõttes sa kulutad kõiki oma lihastest glükogeenivarusid ära, eks ole, et kuidas need madala kalorsusega sellised nälgimisteedid töötavad, ongi ju see, et jah, sa mingil määral kulutad ka rasva, ei ole väga võimalik niimoodi, et üldse rasvamassi ei läheb lihaseid, sest tavaliselt madala kalorsusega dieedi puhul on ka ju toitainetest on puudus selles mõttes, et kõik need kogused on nii väikesed, seega me ei saa ka piisavalt valku kätte. Ja kui meil on süsivesikuvarud ja rasvavarud on kehas olemas, rasvavarud kõige suuremad veel, siis valguvarusid kui sellised meil ei ole. Valk on see, mida me peaksime iga päev toidust saama. Ja keha jaoks lõppkokkuvõttes on elus püsimine number 1, mitte biitsepsi suuruseks. Nii et siis see biitseps sõna otseses mõttes läheb söögiks lihtsalt. See rannavorm ei olegi kõige olulisem. Just. Mida praegu kõik pusima hakkavad, vist päike tuli välja. Ja. Just, et aga tegelikult rannavormi saab ehitada nagu väga mõistlikult niimoodi ka, et sa oma lihaseid ära ei kaota. Ja ma saan siis aru, et oluline oleks järgida tervislikus toitumises energiakulu sisse, kulu välja, eks ju, et ja siis nagu sa mainisid ka toitaineid, aga mis sealt siis nagu edasi läheb, et mis need veel oleksid siuksed head? Mis need veel oleksid, need head nipid? Kui ma ise õppisin toitumisnõustajaks, ma mõtlen, et see oli äkki, ma lõpetasin selle kooli 2013. No, see on juba mõnda aega tagasi. Siis ma mäletan väga-väga eredalt, et meil õpetus oli see, et meil on 3 põhitoidukorda ja 2 vahepala. Mida aeg edasi, seda rohkem tegelikult teadus on näidanud seda, et kas nendel 2 vahepalal on väga suurt mõtet. Pigem nagu selles mõttes oleneb, mis su eesmärk nüüd on. Ja kui meie praegu räägime kaalulangetusest siin puhtalt, eks, siis kaalulangetuse eesmärgil teha 3 toidukorda ja 2 vahepala ei ole väga mõistlik. Miks? Sest iga kord, kui me sööme, siis tegelikult eriti süsivesiku puhul on see reaktsioon tuntavam või nagu on eriti, vabaneb tegelikult ju insuliineks. Ja insuliin ongi see nagu oluline võti, mis aitab sul süsivesikutest vabanenud glükoosil kenasti nagu nii-öelda rakku minna ja anda energiat. Nüüd insuliin teistpidi on selline hormoon, mis takistab tegelikult nagu rasvapõletust. Ehk siis, kui sul on insuliin kõrge, siis me ei kasuta nii efektiivselt üldse rasvamassi energia tootmiseks. Aga vaata, kui me tahame võtta kaalust alla, siis me just nimelt tahame rasvamassi panna nii-öelda põlema. Me tahame sealt saada selle energia kätte. Ja kui sa nüüd päev otsa näksid ja teed oma vahepalasid, siis sa ei saavutagi seda hetke, kus see insuliin oleks madal, et see rasvapõletus kui selline saaks üldse hakata tööle. Ehk siin on selles mõttes natukene käärid või selles mõttes, et ongi, oleneb eesmärgist, et kui sa oled vastupidavusala sportlane, siis võib-olla 3 toidukorrast ongi sul vähe. Kui sul on rasked trennid, sul on vaja oma energiat taastada, eks ole, glükogeenivarusid taastada, see on nagu teine tee. Aga kui me valime vahepaladeks mitte süsivesiku, mingi pigem valgu, siis ta võib olla selles mõttes parem, aga lõppkokkuvõttes, kui sa teed nagu 3 toitainete mõttes toitainete tihedat toidukorda, kus on nagu valgu kogus ka normaalne, mitte tõesti 5 grammi, siis seal tegelikult ei ole vajadust väga. Sul on kõht täis nagu 4 tundi ja kui seal on veel korralik kogus kiudaineid, see samamoodi tegelikult annab sulle mahtu juurde ja veresuhkru kõikumisi on vähem, sest et vaadake, palju ei ole isegi selles asi, et kõht läheb tühjaks, aga meil isutavad igasugu asjad, et mingi peale lõunane sükene puhkehetk tekib, eks ole, kohviga, siis mõtled kohe, et hüppan sealt tanklast, võtan selle šokolaadi ka juurde, aga see on ka sellest, et see on energialangus, okei. Võib-olla otsid ka lohutust, seal on mitu asja, võib-olla keegi ajas sind lõunal närvi ja siis tahad nagu emotsionaalselt või otsid preemiat. Just lahendada või otsid preemiat, et see on täna väga tubli. Aga sageli me tegelikult isutab ka sellepärast, et ongi veresuhkur kõigub ja kukub alla. Ja kui ta kukub alla, siis mis see on? Aju annab kohe signaali, et kuule,
hüppa kuskilt tanklast läbi ja võta midagi magusat, on ju, et saaks selle veresuhkru nii-öelda kiiresti üles. Et kui need toidukorrad on hästi mõeldud läbi komplekteeritud, just need valgud ja kiudained tegelikult annavad seda, siis sa ei ole nii vaevas nende igasuguste kommide ja küpsistega, nagu päriselt ei ole. Mina kuulsin kusagilt, mind ka väga huvitab see, alati katsetan ka, et seda just nii siis alates, ütleme, keskeast läheb selle eriti oluliseks, aga et kui sa alustad hommikut, mitte siis süsivesikurohke toiduga, vaid valgurikka toiduga, siis see pidi olema nagu kõige parem selleks, et päevane veresuhkur ei kõiguks. Ja sealt ka minu puder ja võileivad said nagu kadusid hommikust. Ja, sest et eks igal perioodil on mingi asi tundub tervislik, on ju, ja vanus on ka kõrgem ja ma katsetasin seda ja tõesti, ma pean ütlema, et mul oli isusid palju vähem, päeva jooksul mu kõht ei läinud tühjaks, aga siis ma takerdusin nagu teise huvitava asja otsa, et ma olen isiklikult söön hästi kindlatel kellaaegadel ja kuna mul nüüd enam selleks kellaajaks kõht tühi ei olnud, siis hakkas mingisugune loodus mängima seda nagu rolli, et ma vaatasin kella, mõtlen, oota, mul on söögiaeg, eks ju, aga tegelikult ma nagu ei taha, oota, mis nüüd saab, on ju, et mul tuli nagu täitsa error sisse, et nagu peaks nüüd ümber harjutama. Võib-olla siis sööma natukene hiljem, et selles mõttes, et ega ongi nagu keha ennast nälga ei jäta, küll ta sulle ütleb, kui sul kõht tühi on, ja sa teistpidi võib-olla ei peagi siis suruma, sellepärast, et see toit iseenesest oli nii palju nagu rikkalikum, et ja valkude ja rasvade seedimine võtab oluliselt kauem aega. Süsivesikud võivad sul tunni ajaga olla hopsti kehast läinud, kui nad on kiired süsivesikud ka. Et valguga lähebki mitu tundi aega, rasvaga veel kauem on. Et mida valgu ja rasva rohkem see eine on, tegelikult seda kauem ka ju on sul kõht täis. Kas sa siis ka nagu arvad, et võiks olla see hommikusöök rohkem valgurikkam, et mitte niivõrd süsivesiku rikas või? Jaa, selles mõttes ma ise jälgin ka, et ma seda valku sinna lisan. Ma tean, väga paljud inimesed armastavad putru ja ma arvan, et sa ei pea otseselt seda siis nagu päriselt nagu ära kattima. See lõuna ajal. Aga see lõuna ajal või siis ikkagi pane sinna valku juurde, et minu enda nagu 2 väga head nippi on, kui mul on soolane puder, mingi ala 7 vilja puder, viskan sinna peale seemneid ja panen kodujuustu. Ja kui mul on maguspuder, siis ma panen sinna pool pakki vaniljamaitselist lahjat kaupiima. Ja siis sa sööd selle portsu ära ja sul on oluliselt kauem kõht täis. Minu häkk hommikuse pudruga on juba aastaid alguses, ta oli spordipäevadel, aga nüüd ta on suht igapäevane. Kui ma söön putru, et ma söön hästi vaheldumisi seda, siis läheb pudru sisse üks muna, klopin ta sisse. Nagu vanasti tehti pubertit, ma arvan, et see mannapudru pubertit teavad kõik, eks ole, kes on 7 grammi valku nagu naksti juures. Kohe. Ja kõht on kauem täis ja pudru on ka täisväärtuslikum ja puder ei ole nendest hästi kiiretest kaerahilvestest, eks ole, mis on hästi kiudaine kogus on ju korralik, eks, ja ma otseselt nagu, ütleme, et ma otseselt sellele pudrule nagu peksa ei annaks sõna otseses mõttes, sest et ta on ikkagi hea kiudainete allikas, ta on hea B-grupi vitamiinide allikas on ju. Et pigem ongi see natuke maitse asi ja võib-olla lihtsalt erinevaid asju proovida. Kas pigem on siin mängib rolli ka see inimese individuaalsus, et mis ta tahab, et kui Angela, me tunneme juba päris pikka aega, et Angelal ongi pigem see valgu ja rasva pool, mis tema keha tahab ja siis mul on ka klienteks, kellel ongi ainult siis, kui ta hakkab see 2 vahepeala 3 toidukorda päevas, eks ole, seda tarbima, olenemata, mis need toidukorrad on, juba kaal kukub või siis mõni on ainult pudrufänn, ütleb, ta muud ei tahagi hommikuti ja ta tunneb üli hästi ennast. Ja see ongi natukene erinev, sest meie kehad ongi, me oleme individuaalsed inimesed, selles mõttes kehad käitlevad ka neid toitained ikkagi erinevalt ja mõnele sobivad rohkem ühed ja mõnele teised asjad. Ehk siis tasub märgata seda, mis su keha ütleb, mitte jälgida neid kõiki uuringuid. Ja, no ma ei väida nüüd seda, et ärge nüüd kuulake, mis Jaanika ütleb. Ja, aga näiteks ketogeenne dieet ei pruugi ka kõigile sobida. Absoluutselt ja nii ongi. Ja siis ei sobigi. Ja nagu taimetoit või veganlus või karnivoor, eks ole, et ei ole kõigi teema, et kui sa tahad seda teha, aga see sulle ei sobi, siis aktsepteeri. Siis ei ole mõtet ja teine asi võib-olla lihtsalt, et ka kõik need dieedid ja toitumistiilid ei ole mõeldud niimoodi, et sa teed seda eluaeg. Seda ma tahaks öelda. Et eluaeg sa võiksid teha ikkagi läbi mõeldud tasakaalustatud toitumist. Sest et muidu sa lihtsalt jääd mingitest olulistest komponentidest ilma.
mina küsin seda, et mis on selline üks tervislik toit, mis tegelikult ei ole üldse tervislik. Kas sa oskad midagi välja tuua? Mida peetakse tervislikuks? Aga... Bataadi friikartulid. Et nagu justkui, et jäet ära tavalisi friikartulid, see bataadi omasid, olgu jah, sa saad sealt natukene rohkem, nagu tegelikult isegi see marginaalne, mis sa saad sealt rohkem sellest bataadist vitamiine, natukene. Ega see tavaline kartul ka nagu halb ei ole. Aga rasvakogus on ju sama. Ma arvan, et see on nagu mingi päris naljakas nagu see bataadivärk või siis need kuivatatud puuviljad, need kuubikud, vaadake, need on suhkruga üle tehtud tegelikult. Paljud on suhkruga. Suhkrumisse on peale, jah? On ju, jah. Aga vaata, inimesed mõtlevad, oi, ma olen nagu tervislik, et ma ei võta kommi, ma võtan seda kuivatatud puuvilja kuubikut, mis on suhkruga üle valatud puuvili. See on ka, ma arvan, üks selline libe tee, ütleme nii. Aga lähme treeningu juurde. Ma veel korra küsin ikkagi, me üldse ei puudutanud, aga mulle tundub see toitumise juurde vee joomisest. Jaa. Et kui oluline või et see määravaks saab nüüd sellele, et kui tervislik see, ütleme, et organism toimiks tervislikult? No väga oluline, selles mõttes vesi on üldse ju, kui me mõtleme inimese keha peale, eks, kõige rohkem sisaldab meie keha vett ja siis tuleb alles valk, et vesi ja valk. Siit võib juba edasi mõelda, et kui sul kehas on 70% vett rakkudes ja igal pool mujal, siis järelikult see on mingi oluline asi. Loogika. See on tegelikult nagu loogika, eks. See järelikult on oluline asi, kui sa koosned nii suurel määral sellest. Ja tegelikult juba 2% vedeliku puudus või vedeliku kaotus, 2% on äärmiselt vähe tegelikult on ju. Mõjutab otseselt keskendumisvõimet, meeleolu. Sa võid tunda samamoodi nälga ja isusid, aga tegelikult sa vaevled hoopis veepuuduses, ja me sageli nagu energiapuuduses haarame mingi toidu järgi, proovi kõigepealt klaas vett ära juua. Et ta tegelikult mõjutab väga suurel määral, keskendumisvõimet, meeleolu. Kui sa ikka poole päevalt tunned, et nagu suunurgad lähevad alla ja tuju läheb paaks. Joovet. Proovi vähemalt vaata. Et alusta kõigepealt nendest kõige lihtsamatest baasasjadest, kas millal ma viimati sõin ja kas ma olen vett joonud. Et ma arvan, et kui sa sealt juba pihta hakkad, siis sa võib sind aidata. Kuidas ma tean, et nüüd on 2% mul puudujäägis? Kuidas sa tead, enesetundest tegelikult ütleb ära ja janu tunne tegelikult tekib ka viibega, et kui sul on nagu, mõnikord on, eks, et juba tükkaga siuke tunne nagu, et lahmaks 0,5 liitrit korraga kinni, siis tegelikult see näitab ju seda, et see on juba korralik. Hiljaks jäänud juba. Sa oled tegelikult hiljaks jäänud, jah, see on korralik vedeliku puudus juba. Nii et jah, see 2% kindlasti annab täiega nagu tunda. Energiatasemes ongi see keskendumisraskus, ei suuda enam mingid asju meelde jätta, oled natukene laiali kuidagi, peavalud on osadel inimestel. Ja. Aga nüüd veel enne, kui liigume treeningute juurde, et too välja äkki paar asja, mis siis on need, et kui inimene jõuab keskikka ja sealt edasi, et selle toitumise nagu, kas ta peab midagi muutma seal või mis saab olulisemaks? No mis saab olulisemaks? Võib-olla lihtsalt, tegelikult igas eluetapis on ju need asjad olulised, aga võib-olla lihtsalt, miks me seda seal 40 pluss vanuses rohkem märkame, on see, et meie keha lihtsalt häälekamalt kajab vastu, kui talle mingid asjad ei sobi. Et kui 2-30-ndates võisidki rokkida poole hommikuni, süüa kiirtoitu ja nagu suurt midagi ei juhtunud, sahmisid ringi ja kulutasid selle energia ja enesetunne oli okei, on ju. Siis 40-ndates sa lihtsalt ise hakkad palju rohkem seda tundma, kuidas üks unetu öö tõmbab sul tervel nädalaks on ju energia maha, kuidas mingi rasvane toit reaalselt võib panna kõhus keerama, kõhu valutama, mitu päeva on seedeprobleemid, energiapuudus, siis on mingid isud, siis on mingi tujukus, vahepeal meeleolu langeb ära. Kõik need asjad, need kõikumised lihtsalt annavad seal 40-ndates rohkem märku ja selle tulemusel sa nagu võib-olla paned need kõik sinna, et ma olen juba nii vana sinna, on ju. Et aga üldises plaanis ma arvan on enam-vähem kõik sama, see toidukordade regulaarsus, valgud, millest õnneks nüüd juba räägitakse palju, kiudained kindlasti,
ja mida vähem sa sööd töödeldud toitu, seda parem, sest et ultratöödeldud toitu absoluutselt meie keha tegelikult ei armasta. Ta on toitainetühi, tal ei ole vitamiine, mineraale sees, ta on raskesti seeditav, samas tal on palju tavaliselt lisaaineid. Maksale see ultratöödeldud toit üldse ei istu, nii et peab nii palju tööd tegema. Jah, ta peab nii palju tööd tegema, et maks on ka üks äge organ, millest ma viimase poole aasta jooksul olen eriti kuidagi vaimustunud olnud. Ühesõnaga, et siis saab ennast rohkem jälgida just, või sellepärast keha annab rohkem märku, et märka rohkem ja tee siis nagu neid muutusi, vaata, mis sulle ei sobi, eks ju. Ja vaata, mis ei sobi ja see ongi, kui sulle mingi asi ei sobi. Kui sa, ma toon hea näite lihtsalt, me kõik oleme reede õhtul vitsutanud mingi pool liitrit jäätist kinni. No enamus ikka on seda korra või paar elust teinud mingi hea filmi juurde. Nii, siis sa lähed magama. Esiteks sa magad selle lööl jube halvasti. Sest see veresuhkur teeb öösel mingid imejõnkse, see peaks olema all, sa peaksid nagu puhkama, aga kuna sa sõid õhtul nii hilja selle magus asja ära, siis see veresuhkur möllab, siis sul on seal voodis palav, siis sa tõused hommikul üles, sul on silmad paistes, nägu on loppis, kõht võib-olla valutab ja siis ongi see, et kui sa mingit sellist asja teed endaga, siis järgmine päev mõtle need asjad läbi ja leia see seos, millest see tuli. Ja siis järgmine kord, kui tekib tahtmine reede õhtul see karp avada, siis tuleta endale meelde, et sul oli tegelikult jube halb. Ja see ütleski sulle selle ära, et sul ei sobi see. Ehk keha enam ei andesta nii palju kui nooruses ja sellest olekski mõistlik. Nagu... Samas mulle tundub, et me oleme nagu veidi siuksed masohistlikud, et me unustame natukene selle kõige hullema valu, mis tol hetkel oli. Ja siis saame, nagu isud saavad rohkem võitu ja siis kühveldan veel kord ära. Ja ma arvan, et ma pean seda mingi 5, 6, 7, mina ei söö jäätist, aga võib-olla mingite muude asjadega. Kordi tundma, kui ma ükskord vaatan seda, nagu sa tõid näiteks jäätise paki, et ma täna ei võtta. Ma saan kohe vein ja juust. No võib-olla näiteks, jah. Jah, samamoodi uni on ju tegelikult häiritud. Või kaua üleval olemine või siis kasvõi õhtul arvutis töö tegemine, et see ju ka, ma olen täitsa zombi, kui ma peale 8 veel arvutisse pean minema. Kohe mõju. Aga lähme nüüd treeningu juurde. Lähme jah, väga põnev. Ma siis toitumisest võiks jääda siin. See on huvitav teema ja täiega. Aga meil on veel huvitavaid teemasid. Ma küsin treeningu kohta see, et miks peaks 40 pluss inimene treenima teistmoodi kui 20? 20-selt siis? Kas ta otseselt isegi peab treenima teistmoodi? Pigem vaata on võib-olla see, miks see 40-ndates nii oluliseks muutub, on see, et kui me oleme noored, siis me automaatselt tegelikult liigume rohkem. Senimaani, kui inimesed õpivad keskkoolis või ka ülikoolis näiteks või keskkoolis eriti on ja sul on mingi regulaarne koormus tegelikult iga nädal ja see kukkumine ka teaduse mõttes seda on uuritud, et mis vanusest inimestel kukub see ära, et nad tegelikult enam nii palju ei liigu nagu vanasti ja see on seal 20-ndate lõpus tegelikult. Isegi võib tulla täitsa vabalt, et ongi lood pere, siis sul on väikesed lapsed, siis mees rassib tööd teha päev otsa, toob perele raha sisse, eks ole, ja siis kogu see liikumise pool tegelikult jääb täiega tahaplaanile. Et seal tekib see suur kukkumine, aga samas nagu füsioloogia mõttes oled sagi seal 20-ndate lõpus oma nii-öelda võimsuse tipul, nii nagu luutiheduse mõttes, lihasmassi mõttes, üleüldise võimekuse mõttes ka. Ja siis 30-ndates hakkab see kõik nagu vaikselt nagu allamäge minema, eks? Ja siis ongi see, et inimesed lõpetavad liikumise ära ja lihasmass ja luutihedus läheb allamäge. Et seal nagu tuleb võib-olla see, miks me 40-ndates tunneme ka seda vajadust või peakski seda rohkem tegema, sellepärast, et me lihtsalt peaksime nagu kuidagigi toetama seda kas või lihasmassi osa või luutihedust täpselt samamoodi. Luutihedust sa ju ka tegelikult kasvatad treeninguga. Kas seal on mingi spetsiaaltreening luutiheduse? Ei, tavaline lihastreening. Mis on tavaline treening? Lihastreening, igasugune lihastreening, sa võid seda teha jõusaalis, sa võid seda teha hantlitega kodus, sa võid teha seda välijõusaalis, need masinaid on terve Tallinn täiseks. See on lihastreening ja lihastreening väga hästi tõstab luutihedust. Ka keharaskusega võib teha? Jaa, ka keharaskusega. Et ei pea mingit vidinaid hoidma, eks? Just. Mis on teine asi, mis luutihedusele kindlasti soodsalt mõjub, on igasugune aeroobne liikumine, mis tekitab sinu toruluudes põrutust. Toruluud on need pikad sääre- ja reieluudeks.
kõndimine, kõige lihtsam aeroobne treening üldse põhimõtteliselt, pane lihtsalt jope selga, jalanõud jalga ja mine. Mitte midagi ei ole vaja, eks ei ole hantleid ka vaja. Lihtsalt hakka liikuma ja samamoodi selle kaudu sa tegelikult saad kogu aeg nendele luustikule siis seda põrutust, väikest põrutust, mis annab nii-öelda meie kehas siis nii-öelda käsu, et muuda luud tugevamaks. Mõnikord ma olen kuulnud seda ütlust, et oi, et mina küll väga palju trenni ei tee, et ma hoian oma liigaseid. Sest muidu nad kuluvad ära. Nii, aga kui liigased... mis liigub, see kulub. See kõik, mis liigub, see kulub, mis on õige. Ja ma olen nõus, on ju. Ja kui sa liigud nagu ülemäära palju hommikust õhtuni, esmaspäevast pühapäevani, siis sa võid ka avastada, et põlve ja puusaliigesed on kulunud. Aga teistpidi, kui me hoiame liigeseid ja me ei liiguta, siis meie keha ei tooda ka liigesvõiet nendesse liigestesse, et nad saaksid üldse paremini liikuda. Ja kogu see liikumine ongi vaevaline ja valus ja põlved valutavad ja küünarliigesed ja randmed ja hüppeliigesedeks. Aga kui me rohkem liiguksime, siis me annaksime oma kehale signaali, et kuule, vaja on seda määret nii-öelda juurde toota. No mina olen küll kuulnud, et liiges võrdub liikumine, selleks ta on loodud ja lihas võrdub liikumine, ehk sa pead neid liigutama. No just, muidu neid ei ole ju vaja, nagu sõna otseses mõttes ja ega keha ei ole rumal, et kui sa ikkagi üldse oma lihasmassi ei kasuta, mis me siis sellest siin hoiame üleval. Ja kui sul on vigastus, ükskõik kummas, siis ka ju tegelikult selleks, et ta paraneks, sa pead neid ikkagi taastamiseks liigutama. Sest et teistpidi on ja mida me üldse selle liikumise või treeninguga teeme, me intensiivistame ainevahetust kudedes ja sealt tuleb see taastumise efekt välja, et kui sa nüüd oled vigastatud ja sa 6 nädalat oma jalga ei liiguta, eks ole, lihasmass kaob, seda on näinud kindlasti kipsiga inimesed, kuidas üks säär on pärast poole peenem, on ju, siis sa ei saa liigutada, aga teistpidi, et kui sul ei ole mingit luumurdu, on ju, ja kui sa üldse ei liiguta, siis ka ju nendes kudedes, mis on häirunud, mis on vigastatud, siis ka nendes ju see verevarustus on halvem. Ja kui su verevarustus kudades on halvem, siis see tähendab sinna ei jõua ei hapnikku ega toitaineid ega mineraalaineid, vitamiine piisavalt. Ehk siis jällegi, sa nagu ei saa ju tervemaks, vaid sa mõnes mõttes sellest kohast ja taigemaks. Ja, nõus. Aga nüüd ütleme, et kui see on nüüd, siis me räägime nagu luutihedusest, siis milleks ta veel, ütleme, milleks üldse veel kõige tavalisemale inimesele on vaja liikumist veel, siis kui tal ei ole eesmärki ennast treenida, et kuidas... No lihasmassi hoidmiseks. Miks see lihasmass on oluline? Öeldakse ka inglise keeles on selline ütlus, et lihasmass on pikaealisuse organ. Ehk otseselt on seatud sinu eluea pikkus ja lihasmass ja isegi lihasmass ja veel ütleme lihasvõimsus või siis nagu strength inglise keeles. Eesti keeles ei ole strengthile võib-olla jõud, aga ta on nagu rohkem nagu jõud, vastupidavus, jõud ja võimsus. Jõudlus, ütleme nii. Et see ei ole otseselt see, et kui sul on hästi palju lihasmassi, siis sa elad kaua. Et kui me toome näiteks kulturistid, siis nad, vabandust, aga nad väga kaua üldiselt ei ela, sest et nendel on jälle teised asjad. Et nii-öelda lihasmass ja see suur biitseps üksinda sulle seda pikka eluiga ei taga, küll aga jõudlus. Sõna otseses mõttes, et seal on nagu elukvaliteedi küsimus. Teine asi on see, et üldse, kui sul on kehas rohkem lihaseid ja kui me tuleme korra tagasi selle baasainevahetuse juurde, millest me rääksime päris alguseseks, kui sul on rohkem lihaseid, siis su baasainevahetus on suurem, sellepärast, et sinu lihasmassi üleval pidamiseks kulub arvestatav kogus energiat. Mis tähendab seda, et kui sa oled sportlik, siis sul juba baasainevahetus on kõrgem, sest need lihased kasutavad seda energiat ära. Lihastajad armastavad energiat selles mõttes. Armastavad ka süsivesikuid ja glükoosi. Et nad tegelikult tõmbavad nagu endasse selle glükoosi, mida sa saad toidust. Kuidas me seda jõudlust saame nagu võrrenda, et lihasmass on, et kulturistidel on suurem, kestvussportlastel on väiksem see lihas, aga kas jõudlus on seal võrdne või siis on kestvussportlastel see jõudlus suurem? Või mis see jõudlus tähendab? No see jõudlus on ikkagi, ta on nagu otseselt see strength, ehk näiteks, kuidas sa saad enda jõudlust mõõta, grip strength on haarda jõud näiteks, seda sa saad mõõta, see on konkreetne väärtus. Pigistan ühte mõõdikut on ju. Ehk see grip strength on, see on toodud välja ka, kui üks jälle nagu nii-öelda pikaealisuse marker ja siinkohal kõik täiskasvanud inimesed, noored vanad, peaksid suutma 2 minutit rippuda.
hakka harjutama rippumist lihtsalt kuskil õues, ma ei tea, mänguväljakul ja ripu. Vaata, sai alguses kindlasti 2 minutit ja ripu, 2 minutit on väga raske rippuda. Aga kui sa seda hakkad päriselt harjutama iga nädal, võtad kella pealt aega, siis see on üks asi, mida sa saad kohe treenida. Ja see on jõudlus. Selle rippumisega tuli mul meelde, et Tais on seal öötänavatel, kus siis melu käib öösiti, on ju ka need rippumise kangid üleval ja siis on ka, et sa võidad, kui sa ripud seal, ma mäletan nüüd seda aega, kas minut või ongi 2 minutit, et vaatad, mis see siis ära ei ole, lähem rippu, mina ei ole seal rippumas käinud, aga neid ikka 20 minutiga oled nagu märk alt seal. Neid egosid on seal küll, kes lähevad sinna rippuma, aga seal on oma trikk sellel. See ketas keerleb või see kang keerleb, et siis proovi seal nagu selle keerleva kangi nagu peo sees siis keerleb, eks ole. Et proovi selle peal siis rippuda. See mul tuli täielik mingi challenge sisemine praegu, et mis 2 minutit pikk aeg, et mis mõttes raudselt ma saan hakkama, aga tegelikult võib olla täiesti teine asi. Mine katseta pärast, siis anna teada. Sa võid minu juurde tulla, siis mul elukaaslane pani kangi üles, et pane sinna 5 eurtsi sinna siis kasti ja siis rippu 2 eurtsi. Kui ära ripud, saad tagasi omale 10 hea küll 10 tagasi. Okei. Aga veel ütleme, et ma praegu mõtlen nagu, lähme natuke ajas edasi, et me oleme täna 70, eks ju. Et siis kujutame ette, väga hea kujutada, näiteks võtan oma ema, kõige lihtsam. Ja siis ma tean seda, et seal hakkab see kõige rohkem mõju avaldama, sest seal on need vigastusohud, kukkumise ohud ja kõik, kus see lihasmass ja luutihedus juba väga suurt rolli mängib, eks ju. Aga nüüd ütleme, et kui selles vanuses inimene ei ole teinud eelnevalt midagi, kas siis teda veel aitaks, kui ta täna liikuma hakkaks? Muidugi aitaks. Ma mingi 6 aega tagasi äkki otsisin uuringuid välja, mis on tehtud vanemaealiste inimestega ja ma nüüd natuke panen puusalt, selles mõttes, et ma ei mäleta kõiki neid täpsed numbreid, aga seal oli üks uuring, mis oli tehtud 80-ndates inimestega. 80-ndates inimesed raudselt olid üle 80 veidi. Ja siis ka samamoodi pandi treeningplaaniga jõutreeningule ja seal ikkagi 8 nädalaga ehk 2 kuuga, seal oli see jõudlus kasvas kõvasti, see oli ikkagi mingi ulmenumber, mingi 200% enam-vähem. Väga suur, ehk siis ei ole vahet, kas sa oled noor või vana. Iga kell on mõistlik alustada ja kuni surmani on mõttekas teha päriselt trenni. Sa võidad igal juhul sellest ikkagi juurde. Ja kui nüüd tulla selle 40 juurde tagasi on ja kui sa mõtled, et tahaks 70 päriselt olla nagu krapsakas ja kõbus ja sõita jalgrattaga, teha aiatöid ja olla nagu rõõmus vanavanaema või vanavanaisa, siis sa ikkagi juba praegu tasuks alustada. Sa võidad nii palju elukvaliteeti juurde, pluss seda sama, et kui me rääkisime see koordinatsioon ja need kukkumised ja need luutihedused ja need asjad, kui sul on päriselt tugev lihaskond, samas on ka alles nii-öelda liikuvus, sest liikuvus on ka üks oluline komponent tegelikult, kui me räägime treeningust. Ja sul on olemas see koordinatsioon, et sa oled seda päriselt harjutanud. Siis sa võidadki seda juurde, et sa 70-selt ei koperda ja ei kuku ja oled tegelikult täiesti elujõuline. Seda me tahame kindlasti olla. Me oleme juba alustanud, on ju Riinu? Absoluutselt. aga veel lisaks on seal ju, ma arvan, kogu see liikumine, treening, mis mängib väga suurt rolli meie vaimses tervises ja too need aspektid ka välja ja just ka see, et kuidas ta just selle teises pooles seda kõige rohkem veel mõjutab. Ja selles mõttes, et väga palju on linke üleüldse igapäevase liikumisharjumuse ja vaimse tervise vahel. Ja üleüldse saab öelda niimoodi, et need inimesed, kes on sportlikud, liiguvad regulaarselt, need tegelikult kogevad palju vähem üldse nagu stressi, depressiooni või mitte, et me kõik kogeme stressi, see on nagu normaalne elu osa, et me ei saa ühtegi stressi allikat võib-olla ka välja lülitada. Ja isegi vajalik kehale. Ja see on tegelikult ka nagu kehale vajalik, eriti positiivne stress. Aga et see stressi vastupidavuse kasvatamine tegelikult käib ka läbi treeningu iseenesest, sest iga trenn, mis on nagu natuke raske ka meie kehale, on tegelikult stressor.
ja selle stressori tulemusel, kui me jätame nendele trennidele ikkagi nagu vahele, mitte ei küta 24/7 on, et siis ta on teistpidi keeruline. Selle taastumise läbi sa ei tee mitte ainult keha tugevaks, see on nagu see oluline aspekt aru saada, et sa ei tee ainult keha tugevaks, vaid sa teed vaimu tugevamaks ja sa treenidki stressile vastupidavust selle läbi, sest et treening on ka stressor. Et see on nagu selline huvitav mõte, et sa ei treeni alati ainult keha, vaid sa tegelikult treenid kõike, mis siin üleval on. Ja teistpidi, ega treeningu käigus, kui see ainevahetus kiireneb, eks ole, verevarustus paraneb, kõik need soodsad asjad, ega need ei toimu ainult nagu kehas ja reielihastes ja sääres, vaid need toimuvad ka sinu ajus. Ehk ka ajus verevarustus paraneb ja kui midagi ajus nagu paraneb, siis see tähendab seda, et see on positiivne, see on soodne. Ka sinna tuleb juurde toitaineid, tuleb erinevaid mineraalaineid ja vitamiine, mida siin on vaja. Et see kõik on nagu selles mõttes omavahel seotud, see on üks tervik ja sellepärast pikaealises iseenesest mul endal siuke lemmikteema ka, et pikaealisuse uurijad samamoodi ju tõestavad seda kogu aeg järjepidevalt, et need kohad, kus inimesed elavad kõige kauem maailmas, need inimesed liiguvad regulaarselt. Nad liiguvad regulaarselt palju rohkem ja see on nagu, ongi, seal on üks komponent on see nii-öelda füüsiline või see kehaline, aga nendel esineb vähem Alzheimerit, erinevaid neurodegeneratiivseid haiguseid ja see on jälle selle ajuverevarustuse ja selle tulemusel ka. Koordinatsioon on parem, sest et nad liigutavad oma keha. Sa ei kaota seda. Nii kui meie kuulajate hulgas on nüüd inimesi, kes ei liigu ja kuulevad seda juttu, nii ma tahan ka, aga nad seni on ju nende mõttemustrites see, et mulle ei meeldi liikumine, ma isegi vihkan sporti ja nii edasi. Kust nad siis võiksid alustada või kust nad peaksid alustama, mis esimene samm on neile? No jalutamine, ma arvan, et on absoluutselt kõigile jõukohane. Kui sulle ei meeldi jalutada, või üleüldse, jah, ma ise ka tean palju inimesi, kes ütlevad, et mul absoluutselt ei meeldi sport. Ma ei taha joosta, ma ei taha sinna jõusaali minna. Ma ei taha igistada. Mulle ei meeldi osadele inimestele päriselt ei meeldi füüsiline pingutus. Mina naudin seda, aga ma saan aru, et on inimesi, kellele see üldse ei meeldi. Siis on ikkagi vaja nagu leida päriselt mingi asi, mis sulle meeldib. Ma olen 100% kindel, et see on olemas. Kas see on sulgpall, on see tantsimine, on see ujumine, on see, ma ei tea, rattaga sõitmine. Sa võid rattaga sõitmisega ka nagu teha sporti nagu selles mõttes, mitte lihtsalt 5 kilomeetrit vändata ja vaadata ringi. Et tegelikult ma arvan, et on võimalik leida see asi, mis sulle meeldib. Ma arvan, see on nagu number 1. Kui sa juba sealt saad nii-öelda jala ukse vahele ja sa hakkad seda asja nautima, siis on võib-olla ennast nagu lihtsam veenda ära ka sellest lihastrennis ja nendest teistes muudes asjades, sest et sul on see harjumus olemas. Et see harjumuse kinnistamine, ma arvan, see on nagu kõige võti. Kas siin võib mängida rolli ka nii-öelda sotsiaalsus? Kas ma olen siis, ma ei tea, introvert või olen ma siis ekstravert, et kuhu trenni ma lähen, et introvert läheb lootusesse ja ekstravert otsib seal, kus on inimesed ja kogukonnad, et leiab nagu oma koha. Ja on samas jälle pikaealises uurijad ütlevad, et need inimesed, kellel on tugevad kogukonnad, need inimesed elavad kauem, sest ehk see sotsiaalne pool on tegelikult see, mida me väga vajame ja isegi kui sa oled introvert, ma nagu mõistan seda, aga samas on ju lahe ennast ikkagi nagu panna sinna väljakutsesse ka 4 ja 5 ja 60-ndates, et sa teed midagi uut, et sa lähed mingisse uude kohta, et sa paned ennast sinna rolli, et sa pead hakkama uute inimestega suhtlema, sest et tead teistpidi, see on väga rikastav. Sa võid sealt leida hoopis mingid uued tuttavad, uued kogemused ja mõtle, sa jätad nagu kõigest sellest ennast ilma lihtsalt sellepärast, et sul on mingi eelarvamus, et ma ei tea, kes see mind seal vaatab jõusaalis ja mis ma seal teen ikkagi ja mis ma selga pean üldse panema ja raudselt kõik vaatavad, mis dressipüksid sul jalas on, kus sa tulid ja nii edasi. Mitte kellelgi ei ole üldse aega midagi vaadata, igaüks tegeleb iseendaga. Kõik maadlevad enda samade probleemidega. Absoluutselt, kui me saaksime, vaata, kui sinna pea kohale tekiks see mõttepilv, nii huvitav oleks vaadata, mida inimesed päriselt mõtlevad, eks. Igaühel on omad mõtted. Et pigem ja miks ma seda väljakutse osa räägin, on lihtsalt see, et seda tegelikult vajab ka meie aju. Meie aju on ka nagu mõnes mõttes lihas, ta on selline organ, mis vajab elu lõpuni
nagu väljakutset, neuroplastilisus on selle asja nimi. Ja vaata, kui sa oled noor, on ju, siis sa õpid kogu aeg uusi asju, sul on kogu aeg nii-öelda ajus käib areng, eks. Aga ütleme 4, 5, 60-ndates meil on ühed ja samad trajektoorid, me teeme hommikust õhtuni samu tegevusi, vaatame samu saateid, loeme samu ajakirju, sööme samu asju, liigume samas poes ja nii edasi. Ehk sul tegelikult on elu üsna ennustatav ja seal ei ole nagu väga midagi uut. Aga su aju tegelikult väga armastab uusi väljakutseid, et see osa on ka nagu oluline. Sellepärast Jaapanis elavad inimesed kaua, nad teevad reketialasid seal, sulgpall ja lauatennis. Sellepärast, et sul on kogu aeg on vaja reageerida, sul on kogu aeg midagi justkui nagu uut. Et see ei ole monotoonne. See ei ole monotoonne ja sa kogu aeg tegutsed, eks sa pead seal taipama, kust poolt see pall tuleb. Et see toomegi välja ühe aspektina ka siis selle nii-öelda vaimse tervisest hoolitsemise ehk need samad hobidega tegelemine, sotsiaalsus, iseenese vajalikuna tundmine. Et see on kindlasti ka hea tervise üks mingisugune alus, sest ma kujutan ette, et koolis õppides ma näen ka seda, et on olemas kurvameelsuse ja üksilduse sündroomid, et mis võivad viia täiesti diagnoosideni välja, et siis seda nagu, et seda siis oma ellu rohkem integreerida, et see oleks oluline. Just, sest üksildustunne on ikkagi nagu väga-väga raske emotsionaalselt taluda, eks. Ja me jätkuvalt ei ole loodud elama üksi, et inimesed on ikka loodud elama koos ja kogukonnas. Isegi meie eestlased, kes me tahame olla üsna siuksed omapead ja personaalsed, et tegelikult meil kõigil on seda vaja. Ja hobid on üks hea võimalus, eks, et kui sulle meeldib laulda või tea, mingit kududa, on ju, ja kui sa uurid välja ja lähed kuskile ringi, siis seal on ju samad sarnaste huvidega inimesed koos. Seal ei ole mingid teised inimesed. Seal on need inimesed tegelikult, kellega sul oleks potentsiaalselt suhelda, millestki rääkida. Et ma arvan, et see on tore. Ja ma arvan, et see on lisaks, et on tore, ta on kindlasti ka hästi vajalik iseendale nagu vaimse tervise mõttes. Aga lähme äkki une juurde, et see on ka üks selline hästi oluline osa, et jaa, on. Too välja siis kõige olulisem. No kõige olulisem on see, et üldse tuleks magada. Mine magama. Mine magama ja uni on alahinnatud. Kuigi nüüd nii tore, et viimastel aastatel räägitakse unest ka ikkagi oluliselt rohkem. Ja kui me noored oleme, siis me mõtlemegi võib-olla, et mis siin aega magada vanast pääst küll, eks. Või magan siis, kui ükskord jäängi. Pärnameel on hea pikutada. Just, aga see ei ole nagu väga tark, et lõppkokkuvõttes, kui me ka näiteks räägime korra uuesti sellest hea vormi saavutamisest, et ma võin teha tublisti trenni, ma võin süüa kõik korralikult, kõik on toitained on paigas, vee tarbimine piisab, kõik on tore, mul on ümber sõbrad, kõik on olemas, aga kui ma ei päriselt ka, kui ma ei maga piisavalt, siis kõik need teised asjad, nendest ei ole üksinda tolku. Ehk see uni nagu põhilise füsioloogilise vajadusena on lihtsalt nii oluline. Me ei saa väga kaua elada ilma magamata nagu füüsiliselt. Mis näitab ka seda, et seda on meile vaja rakkude uuenemiseks, öösel kõik see toimub, eks ole. Seda on vaja selleks, et meie aju saaks puhata, närvisüsteem on vaja ka vahepeal välja lülitada, mäluprotsesside jaoks on seda vaja, sest et just öösel toimub see mäluprotsesside, nii-öelda, kuidas ma ütlen, kõvakettale salvestamine toimub öösel, mitte päeval, eks. Et seal on nii palju olulisi aspekte ja teistpidi, et nii kui me vähe magame, stressitase tõuseb, kortisolitase tõuseb, see kohe hakkab mõjutama meie toitumisharjumusi, sest et kõrge kortisol kohe paneb sind isutama rohkem rasvase ja maguse järgi, siis hakkab kehakaal tõusma, siis saab olla sellega rahul, et püksid ei mahu jalga, siis trennis kaob võib-olla ära see siuke tuhin, ei viitsi enam minna, on väsimus ka kuidagi, motivatsiooni pole ja see on nagu selline siuke nõiaring, eks ole, sinna veel tuleb juurde võib-olla, et mingid suhted lähevad segaseks, sest sa ise oled rohkem närviline ja võib-olla emotsionaalsemeks. Ja siis ongi see kogu see ring tegelikult saab alguse võib-olla sellest, et sa magad kehvasti. Aga siis võiks olla oluline näiteks ikkagi jälgida selliseid aspekte, siis et magada vähemalt 8 tundi
näiteks, mis kell ma magama lähen, eks ju, et seda jälgida ja siis võib-olla ka need lisaasjad, et mida siis enne magaminekut mitte teha. Kas nii näiteks? Ja täiskasvanu jah, keskmiselt 6-8 on ju, osad vajavad vähem und, osad rohkem, et ega sa ei pea otseselt seal 8 tundi sundima ennast voodis olema, kui sa 6 tunniga tunned, et sa tegelikult oled puhanud. Parim magama mineku aeg on seal 22 ja 24 vahel, see on nagu nii-öelda prime time, siis sul on nii-öelda soodne pinnas, saavutada see sügav uni ka. Mis veel? Õhtul ei tohiks kaua aega vaadata telefoni ja telekat. Ehk siis valgus? Ehk siis valgus, jaa, sest et tegelikult meie keha toimetab ööpäevarütmi ehk tsirkadiaanrütmi alusel. Ehk me tegelikult väga palju jälgime seda päevavalguse ja nii-öelda hämardumise tsüklit. Meie keha reageerib sellele, meie ise võib-olla mitte, aga meie keha kindlasti, eks. Ehk siis vastu õhtut, kui läheb hämaramaks, siis tegelikult see annabki kehale signaali, et varsti tuleb magama mineku aeg, mis tõttu tegelikult oleks mõistlik õhtul teha hämaramaks toad, et sul ei ole kell 9 seal mingi plafoonid ei põle lausvalguse käes, et siis tõesti on keeruline. Et panedki hämaramaks, küünlad või midagi, et sul oleks kohe selline nii-öelda vibe seal toas, et varsti on aeg magama minna, siis su tuleb see melatoniini vabanemine ka kiiremini. Eks see õhtune trenn ka võib-olla pole kõige parem, sõltub, ma isegi ütleks, et õhtune jooks, mis on ka ju trenn ja mul on suhtes kõrge pulsiga, aga täna ta mõjutab mind ikkagi positiivselt, ehk ta tekitab mulle une. Okay. Ja et ma väsitan ära ja ma ei söö pärast seda enam ja siis, et see on väga hea just õhtusse jätta, et ma ka olen kuulnud, et õhtul muidu ütleme sükust ägedat mingit jõutrenni võib-olla pole vaja. Pole mõistlik. Ja, aga see näiteks on mõjub väga väsitavalt mulle. No jällegi siin tulebki see individuaalsusmängu on ju, et meil ei ole nagu ühte võluvitsa kõigile, et on ju hommiku inimesed, on õhtu inimesed on ju. No sunni nüüd õhtu inimest, kes ongi nagu see öökulli kronotüübiga inimene, sunni teda hakata, et sa pead hakkama hommikul kell 6 tõusma. No. Sellest ei tule selles mõttes asja, et tema see bioloogiline kell on natukene erineval režiimil ja mis me siis surume seda, eks. Et sa ühest küljest pead seda nagu natukene endas austama, aga teisest küljest jälle, et öökull ei tohiks ka kell 3 magama minna, sest et siis on tegelikult see kogu unetsükkel on häiritud. On ju. Kas aitavad ka mingid päevased uned, kui sa oled nüüd natukene jäänud millegi pärast hätta? Võivad aidata. Päevased sellised kerged näpid on tegelikult head ja ma mingid perioodid olen ise neid teinud, kui mul on olnud kuidagi tihedam. Praegu ei ole vaja, aga mingi periood ma tean, et ma tegin iga päev autos spordiklubi parklas 20 minutit ja päriselt jäin magama ja panin stopperiga nii-öelda õigeks ajaks kella helisema. Et see töötab, see võib aidata, kui jääb ikkagi unetundi puudu või kui sa tunned, et sa oled kurnatud, sest mida me lihtsalt selle unetusega kohe hakkame tegema, kuna meil on nagu vähesest unest tingitud energiapuudus, siis me automaatselt haarame toidu järgi, sest et me üritame toiduga kompenseerida energiapuudust. Aga tegelikult su keha tahab magada, siis mine pigem tee see näpp seal autos, kui et sa lähed haarad jäätise põhimõtteliselt. See oleks parem variant, sest et su keha tegelikult tahab puhata, kui sa oled söönud normaalselt. Me satume nagu mingisse nõiaringi, et kui sa selle õhtul selle jäätise ära sõid, siis sa magad öösel halvasti ja siis ärkad hommikul üles ja siis see kortisol lükkab sind jälle jäätise ja rasva juurde ja siis ma jälle söön seda ja siis ma jälle magan halvasti ja nii-öelda nagu läheb hakkasse rattas järjest kiiremini käima. Oledki nagu orav rattas, on küll jah, selles mõttes, et lihtsalt tasub ennast tähele panna ja rattalt lihtsalt otsustada maha astuda, et ega seal muud ei olegi. Et ühel päeval lihtsalt otsustada, et tänasest on teisiti. Sa saad iga hommik seda otsustada uuesti, et mitte keegi ei ütle, et kui sa nüüd, ma toon drastilise näite, kui sa 20 aastat kogu aeg õhtuti seda jäätis sõid, et sa siis 21. aastal ei võiks piirduda õhtul supiga näiteks. Et sa võid seda teha ja see otsus on sinu otsus, see ei ole mitte kellegi teise taga, see on ainult sinu taga. Ja see on ka okei, kui sa hakkad nagu sammhaaval seda tegema, et ma nüüd 7 päeva jooksul kõigepealt 1 päev ei söö seda jäätist, eks ole, nagu võõrutad natukene. Ja jupi kaupa, et ma ei pea nagu päeva pealt seda muudatust tegema. Tahe on kõige olulisem selle asja juures tegelikult ja see sisemine motivatsioon, mitte kellegi teise pärast.
Jaanika, mis võiks olla nii-öelda siis inimesel üks nipp, mida ta täna õhtul juba praktikasse saab panna? Täna õhtul saab praktikasse panna seda, et minna jalutama ja proovi niimoodi, et sa ei söö õhtul, ei näksi õhtul, sest see näksimise teema on hästi tavaline inimestel, ma tean, nii paljud räägivad seda, et kui sul on kell 7 õhtusöök, siis ongi kell 7 õhtusöök ja kõik on pärast seda. Ja vaata, kuidas sa tunned ennast homme hommikul, kas sa magasid paremini ja kas sul on kõht rohkem tühi, sest et teine häda nende õhtuste näksimistega on see, et sul ei ole hommikul kõht tühi ja siis sa lahmerdad selle kohvi baasil sinna tööle ja siis kella 10-11 ajal on mingi küpsise kauss või midagi läheb tuuri. Aga kui sa sööd õhtul varem, siis sul on hommikul kõht tühi. Eks seda pööret tasub hakata tegema õhtul ja siis mitte hommikul. Jaa, mitte homme hakkan, kogu aeg on see, eks. Täna õhtul hakkad pihta. Kas halvad harjumused tuleks ära jätta või kui neid ära jätmine tekitab veel rohkem stressi, et siis äkki mõned ikka jätta või mis sa arvad? Jaa, võib-olla oleneb, kui halb see harjumus on siis nüüd. Mõni ütleb, et mina ütlen, kohv on üks mu halvimaid harjumusi. Ja mulle ka meeldib kohvi juua. Ainult 2 tassi päevas rohkem ei joogi, aga sellest ma ei suuda loobuda. Aga ma arvan, et see ei peakski. Sellepärast, et kohvil on jälle teist, mina olen ka kõva nagu kohvi armastaja ja mul ei ole kohvi seotud ainult selle kofeiiniga, mul on kohvi seotud hetke võtmisega, pausiga, maja taga aias, olen seal, mõtlen oma mõtteid, kuulan linnulaulu ja on kohvi. Mul on vajalik see, mul on vaja seda teha hommikul, mul on seda vaja teha päeval. Mul on praegu veel päevane kohv tegemata, ma nüüd vaatan, kus ma siis hakkan seda nautima. Et võibolla see on lihtsalt kuskil, ma ei teagi, ma ei saa praegu minna kuskile. Ühesõnaga lükkan auto kuskile tee äärde ja ma teen kas või auto ukse lahti, sest päevavalgus ja päikesevalgus on ka see on järgmise korra teema, sest et see valguse teema on hästi oluline ka tegelikult. Et kohvi ei ole halb, ma arvan otseselt, kui sa ei kuritarvita seda, eks. Mis on halvad harjumused? Ilmselt klassika, alkohol, suitsetamine, ma kujutan ette, et mingisugune, meil vist üks suurimaid on ka see nutisõltuvuse teema, et mis ikkagi mõjutab väga paljust asju, hund juba hakkame sealt pihta edasi. Ja pluss sa satud natuke sinna hukki ja tegelikult sa raiskad õudselt palju aega päeva jooksul ära. Vaadake, te saate telefonidest kõik vaadata, et mis see päeva ja nädala keskmine scrollimise tundide arv on. Ja mõtle nüüd, mida sa seda kõike oleksid saanud selle tundide arvuga midagi muud teha. Palju ägedamat ja palju olulisemat võib-olla. Ühes teismeliste lastelaagris siis õpetajad küsisid laste käest ühes töötoas, palju sul on nädalas sinu scrollimise aeg. Ja siis nad arvutasid seal omal kokku, üks päev on natuke vähem, teine päev natukene rohkem. Osad ütles, et 70-80 tundi. Kuuta. Ma mõtlesin, et see on nagu rohkem kui täiskasvanu töönädal, eks, sest meil on töönädal 40 tundi ametlikult, eks. Ja siis ma mõtlesin küll, et see enamus ajast, see ülejääd, mis aeg üle jääb, et siis sa ju magad. Ilmselt küll. Ja siis mõtlesin tõesti. See nõuda, eks. Zombistunud põlvkond. Et selles mõttes see on hull. Aga nüüd annaks mõne lahenduse ka, et kuulajale, et ma saan aru, et kõigepealt peab oma peas üldse tekkima mingi mõte, et mul tekib tahtmine midagi muuta. Ja. Aga ma tean, et sina tegeled nagu rohkem naiste ja sul on oma naiste grupid, et kus sa pakud ka nagu selliseid koos tegemise nagu võimalusi, et üldse muuta paremaks, et räägi sellest. Jaa, mul on küll rohkem naiskliente, aga ma tegelikult ei saada ühtegi meest uksa taha ja meestega on jälle teistmoodi huvitav koostööd teha, et mul tegelikult jõusaalis ikka käib nagu meeskliente ka, mis on nagu tore, ma arvan, see on siuke hea vaheldus. Aga jaa, et kuna ma ise olen 40 pluss naine, siis mul on 40 pluss naiste kogukond Kuldsed naised, mis on siis siin selline kinnine Facebooki kogukond kõigile, keda huvitab võib-olla lihtsalt natukene rohkem need tervise ja liikumise ja toitumise teemad. Ja seal me siis aeg-ajalt saame kokku, seal on kinnised live-trennid, seal on põnevad külalised, meil just eile näiteks oli õhtul jälle järjekordne inspiratsiooniõhtu. Külaliseks oli Kai Adrikorn, kes on hästi tunnustatud terapeut ja nõelravi spetsialist, väga huvitav. Et iga kuu meil on sellist põnevat inspiratsiooniõhtut hästi erinevatel teemadel, aga kõiki võib-olla, mis puudutab naisi ja naiste tervist, see on nagu põhiline.
ja siis mul on selline naiste online programm, toitumis- ja treeningprogramm Kuldne vorm, ehk need on omavahel seotud, kuldsed naised teevad kuldse vormi programmi. Et see on siis leitav minu kodulehel sinutreener.ee. Kas on plaanis tulemas ka kuldsed mehed või midagi sellist? Praegu kuldseid mehi pole plaanis, aga mine tead, ma ütlen ausalt, et ma olen mitu korda elus pidanud oma sõnu sööma, nii et ma enam ei ütle mitte midagi. Aga ma sain aru tegelikult su eelnevatest mingitest mõtetest, et kuna sa jagad personaaltreeningul nii kõike seda, mida inimene küsib su käest, ehk siis selle aja jooksul ta saab tegelikult küsida mida iganes su käest. Ja tavaliselt need treeningud ongi, see on mul pikaealisemad kliendid on siin 10+ aastat käinud, nad ütlevad, et nad käivad nagu psühholoogi juures ja me arutame igasugu põnevaid asju ja siis ma jälle kuskilt konverentsilt saabun, siis ma lendan oma uue infotulvaga neile kõigile peale ja seletan mitokondriteni välja igasugu põnevat teksti. Et selles mõttes see trenn koos minuga ilmselt ei ole kindlasti selline tüüpiline jõusalis rassimine, seal saab kõike muud ka. Ehk siis hea mees, kes sa täna soovid ka midagi muuta, ei tea, kust kohe alustada, siis siin on üks lahendus, et tule Jaanika juurde personaaltrenni ja tegelikult sa saad teadmisi ja muutusi ja kõike teha kõigest selles valdkonnas, millest me juba täna rääkinud oleme, et neid on veel kindlasti. Just, ehk tervis tervikuna ja tervena elatud aastad võiks olla meie kõigi nagu selline loosung. Eesmärk kuhu poole püüelda, eriti teises pooles. Teises pooles. Tundub Jaanika, et biohäkkimisest me teeme eraldi saate. Ja siis me võimegi valgusest ka rääkida. Sest selle biohäkki alla võib-olla veidi. Just, see on väga põnev, aga mulle tundub, et me täna ei saa seda lihtsalt põgusalt puudutada, see ei anna infot. See on huvitav. Et tõmbame tänaseks otsad kokku. Tõmbame kokku, jah. Ei tahaks küll, aga tõmbame. Me täname Jaanika tulemast, väga tänulikud. Oleme. Aitäh, mina olen ka väga tänulik. Ma saan seda jagada. Just, ja meil on kohe anda ka sinu näol, eks ju, klientidele lahendused või kuulajatele siis nii-öelda, kes võivad olla sinu kliendid tulevad. Et Facebookis siis Facebook grupp, paneme kõik su andmed üles, täpselt kodulehe, mis su kodulehe aadress nüüd on? Sinutreener.ee ehk sinutreener. Just nimelt. Ja siis saab igaüks tulla ja küsida sinu käest. Kõike, mida soovib. Ja kaunist kevadet kõigile ja minge õue liikuma nagu imeilusam. Aitäh ja kuulmiseni kuulajatele.